18. juuli seisuga kontrollis Jõhvi vallavalitsuse hankespetsialist tööde käiku objektile Raudtee tänava lõigu tolmuvaks muutmine vastavalt teehitustöövõtulepingu Jõhvi vallavalitsuse ja osaühingu Estament vahel. Lepingu kehtivuse lõpptähtaeg on 29. juuli. Kontrollimise päeva seisuga objektil keegi ei töötanud. Kohale oli veetud ja laiali laotatud mingil hulgal asfaldipuru, mille paksus ilmselt ei vasta nõuetele. Paigaldatud teekattel olid sügavad vaod sees ja tee väga ebatasane. Olukorda Raudtee tänava tööde käigust kommenteeris vallavanem Eduard East. Kuna antud objekt on suuremahuline ja seotud ka KIK-i finantseeringuga, siis hoiame antud objekti erilist tähelepanu all. Meie spetsialist on 18. juulil käinud objektil Kooli tänaval, avastanud seda, et seal tollel hetkel tööd ei toimunud, oli väike arusaamatus asfaldipuru paksusega, mis peab vastama nõuetele ehk 15 sentimeetrit olema paks. Selle tulemusena olemegi osaühingule Estament teinud märgukirja selle kohta, et tööd antud lõigul peaksid lõppema hiljemalt 29. juulil ja see asfaldipuru paksus siis peab vastama nõuetele ehk 15 sentimeetrile. See, et seda märgukirja koostas meie poolt hankespetsialist, on täiesti õiguspärane, kuna praegu on tegemist puhkuste ajaga ja vallavalitsuse töö on siseselt ümber korraldatud, et ükski etapp, ükski töölõik ei jääks seisma ja kuna hankespetsialist vastutab ka selle eest, et oleksid hangete registrisse esitatud õiged aruanded, siis see töökohustus on praegu pandud tema õlgadele. Nii et kõik toimub vastavalt sellele, kuidas tööd on korraldatud ja peaksin enda poolt kinnitama ka seda, et kindlasti ei ole meie eesmärgiks mingisuguste sanktsioonide rakendamine, vaid see, et tööd oleksid tehtud õigeaegselt ja kvaliteetselt.